kas Liibanoni relvajõududel on olemas stsenaarium, kus nad saavad lõunas tegutseda, taastada oma suveräänsuse ja relvitustada Hezbollahi? Tõenäosus on väike. Ja ma arvan, et kogu see põhimõte või arusaam Hezbollahi relvitustamisest, et piiks algama lõunast, oli vale. Sest Liibanoni valitsusel ei ole viimase 20 aasta jooksul lõunas olnud suveräänsust. Seal on Hezbollah. Kui soovite tõesti alustada protsessi, et muuta Liibanon suveräänseks riigiks, peaksite alustama Beirutist. Te peaksite veenduma, et Beirutis ei oleks Hezbollah'd. Te peaksite tagama, et administratsiooni ei oleks Hezbollah infiltreerinud. Kuidas te seda teete? Teil on vaja palju julgust ja peate riske võtma. Ja nagu ma olen öelnud, peate olema tugevam. Nii et palju asju peaks juhtuma samaaegselt. Mis puudutab Liibanoni armeed, me teame, kes on need komandörid, kes teevad koostööd Hezbollah'ga ja nad on endiselt ametis. Armee juht ütleb väga selgelt, et ta keeldus Hezbollah'ga vastasseisu minemast. See tähendab, et alati tehakse kompromisse. Ja Hezbollah kasutas seda viimase aasta jooksul ära. Ja see, mida ta tegi, oli koostöö ja koordineerimine nende ohvitseride ja Hezbollaha vahel. Nii nad varjavad seda. Hezbollaha sõjaline kohalolek Litani jõest lõuna pool. Kindlasti oli kõik, mis toimus väljaspool Litani jõge, täiesti vaba. Iga väiksemgi relvitustamise märk oli tegelikult Hezbollah'ga koordineeritud. Et jätta mulje, nagu midagi tegelikult toimuks. Aga me nägime, et umbes pooled rünnakud Iisraeli vastu selle praeguse kampaania esimestel nädalatel tulid Litani jõest lõuna poolt. Me nägime, et Radvani brigaadid ületasid Litani jõe kergesti. Keegi ei peatunud neid kampaania alguses ja nad tegutsesid edukalt meie vastu, lastes neid droone ja rakette kuni praeguseni. Nii et Liibanoni armee lihtsalt polnud kohal, nad lihtsalt ei teinud midagi. Ja seni, kuni nad ei ole valmis Hezbollah'ga vastamisi minema ega võtta kodusõja riski, ei näe ma, kuidas meil oleks võimalust midagi kohutavat muuta. Põhimõtteliselt kirjeldad sa seda, kuidas riigi institutsioonidesse ja armeesse on sügavalt sisse tungitud. Sa kirjeldad riiki riigis. Kas Liibanoni president Joseph Aoun on piisavalt julge? Sa ütlesid, et Liibanoni juhtkonnal on vaja julgust. Kas tal on see julgus astuda need sammud, mida sa ütled, et on vaja teha? Vaata, ma õppisin uurijana, eriti alates 7. oktoobrist, et ma ei suuda nende mõtteid lugeda, keda ma uurin, kaasa arvatud Joseph Aoun. Aga kui ma vaatan, mida ta teeb, mitte mida ta ütleb, siis ma ei näe ühtegi tegu ega tegevust. Ma toon sulle väga väikese näiteks. Joseph Aouni nõunik Liibanoni ülesehitamisel pärast sõda, kes nimetati ametisse, ma arvan, et 2025 aastal. Tema nimi on Ali Khami ja ta oli eelnevas valitsuses Hezbollaha esindajana minister. Ja enne seda oli ta Hezbollaha esindajana parlamendi liige. Ja tema vastutab Liibanoni ülesehitamise eest. Ta on presidendi nõunik Liibanoni sõjajärgse ülesehitamise küsimustes. Siin on üks näide. Kuidas on võimalik, et see mees on endiselt ametis? Kuidas on võimalik, et Joseph Aoun kallistab teda ja toob ta teadlikult sisse, mõistes, et sellega annab ta võimu Hezbollahale, selle asemel, et seda nõrgendada? Nii et põhimõtteliselt ütled sa, et mitte ainult Hezbollaha sõjaline tiib ei vaja laiali saatmist, vaid ka nende poliitiline tiib. Neil ei tohi olla mingit kohalolu Liibanoni avalikus elus. Rohkem kui poliitiline võit. Okei, poliitilise võidu jätan selle korraks kõrvale. Rohkem kui poliitiline võit. Kogu see riigi sees oleva riigi struktuur, mida sa mainisid, see tähendab koole, skautide organisatsioone, bensiinijaamu, panku, supermarketeid, apteeke, kõike, mida võid ette kujutada. Finantstegevust, sotsiaalteenuseid, kõike seda. Hezbollah on seal oma toetajaskonna jaoks. Ja täna on võimalus, sest Hezbollahi toetajaskond on ümber asustatud nendest piirkondadest, kus me võitjame. Ja kuna nad on ümber asustatud, siis kes nende eest hoolitseb? Liibanoni valitsusel on võimalus tagada, et ainus, kes nende ümber asustatud inimeste eest hoolitseb, on Liibanoni valitsus, mitte Hezbollah.